Aga ikkagi, kuidas teil see parteisised suhted on? Ma ei tea, Marju Lauristini või Barbi Pilvrega rääkides, kuidas nemad niisugustesse jõuvõtetesse või niisugusesse, kas või sellesse samasse asjasse, millest te kuidagi rääkida ei taha, suhtusid või suhtuvad? No ma tahaks öelda, et meil ei ole jõuvõtted. Me arutame välja läbi juhatuses ja juhatus otsustab. Toimuvad vaidlused ja ei ole seal nii, et domineerib erakonna esimees. Aga seda riigireetmise avaldust ei arutanud enne Marju Lauristiniga läbi ju? Seda küll mitte, eks ole, aga mina ei ole arvanud, et see tuleb avalikkuse ette, vaid kui me rääkisime sellest juhatusest... See jääb saladusse? Ma kerrutasin siis, kui kaitsepolitseisse mind kutsuti ülekuulumisele ühes kriminaalasjas ja ma panin juurde, aga ma ütlen veel kord, et sellest, kuna see puudutab teatud inimesi, ma ei tahaks rohkem seda rääkida. Aga see ei olnud seotud, et ma kellegagi konsulteerisin. Härra Pihl, mul on teile lõpetuseks niisugune jutt. Vaadake, minna sotsiaaldemokraatlik partei viimastel 2-3 valimisel kogu aeg üritanud möllida oma ridadesse. Ja ma olen neile kogu aeg ära erinevatel põhjustel, mul ei ole aega ja teate, mind see poliitika väga ei huvita. Ma olen juba 41-aastane mees ja suhteliselt nagu juba vana ja ei viitsi igasuguseid asju teha ja ma ütlesin, et äkki tuleks teie parteisse. Aga teeme diili, selles mõttes ma tahan teada, mida te mulle nagu vastu oskate pakkuda. Et saate aru, et mind ei ole vaja mõnitada mingisuguse Lindakivi või mis jumal sellele kultuurikeskuse nimi oli selle esimehe kohaga või mingi mupo peaspetsialisti koht mind ka nagu ei rahulda. Jüri, mida te mulle vastu annate, kui ma tulen sotsiaaldemokraatlikusse parteisse, käin ja lõugan, et te olete lahe mees ja teie poolt on vaja valida ja valige mind ka? Meil ei ole sellised kauplemisi. Te teate, sotsiaaldemokraadis erakonnas ei ole nii, et tulge erakonda, siis saate koha. Ma arvan, et selline juhus, et mina sinna erakonda sattusin, et ei olnud siseministrist parajasti, on ka erandlikud ja üldiselt ühes erakonnas ei tohi nii olla, et kutsutakse inimesi väljaspoolt. Selle kohta on öeldud nagu mingiks häältepüüdjaks. Teie koalitsioonipartnerid, teie uued sõbrad teevad seda muide pidevalt. Ma olen isiklikult rääkinud inimestega, keda Keskerakond on värvanud jutuga. Sul on vaja uus plaat teha, me anname sulle raha, sul on vaja tööd, sõbrakene, me anname sulle tööd. Teie koalitsioonipartnerid, teie sõbrad, need, kellega te koos Tallinnat valitsevad, täpselt niimoodi toimivad. Nad on meie koalitsioonipartnerid ja me seda ei kiida heaks ja me ei hakka seda tegema. Kas te lähete homme näiteks Edgar Savisaare juurde, teeme nüüd Edgar niimoodi, et rohkem sellist jama ei tule. Ärme tee niimoodi. Meie linnavalitsus on kohutava kriitika all, põhjused on väga selged, kõik need jamad, jätame vähemalt selle asja ära. Kas te sellega olete nõus, et Siska pandi selle kultuurimaja või kultuurikeskuse juhiks? Ilma mingi konkursita asi otsustati ära, sealt sees keegi inimene tahtis kandideerida, nagu me televiisorist kuulsime, mingit võimalust. Savisaar otsustas ära, pani tšiki posti kogu lugu. Kas teile isiklikult meeldib see? No mina ei tea, mis selle Lindakivi, kas ta on nii suur tähtis asutus, eks ole. Aga seal oli ka mingi konkurss, eks ole. Oli küll, seal oli 4 kandidaati. Miks see kandideerida, kes tahtis kandideerida? No ma ei tea selles, mina seda konkurssi ei korraldanud. Ei olnud, seal oli mitu tükki neid. Kes seal veel oli siis? 3 inimest veel, aga kui tahate sealt, võite välja küsida. Kes oli Sõtnik ja kes see 3. oli? Ei olnud. Need olid, kes oli seal ennem seesama direktor, ma ei oska öelda, on see uus direktor parem või halvem, aga Lindakivi kultuurikeskus ei ole ka võib-olla selline koht, mis on nii... Printsiip, Jüri Pihl on tähtis, printsiip. Ma olen nõus, et tuleb teha konkurss ja leida sinna inimene, nagu otsitakse mupu pressiesindajad praegu uut, eks ole. Selleks ma ei tule, sellega see... ma ei räägi seda, eks ole, aga ma ei tee mingit sellist pakkumist, aga tulge sotsiaaldemokraatlikku erakonda, tehke muud... Mis ma vastu saan? Te saate seda, et te saate seal olla ja olla otsustamise juures. Jüri Pihl, suur tänu Hilgava intervjuust. Kallid sõbrad, me oleme paari hetke pärast tagasi. Arvas sõbrad, TV3 on jätkuvalt otse-eetris ja saade on Värske Ekspress. Te olete saatnud hulgaliselt küsimusi Jüri Pihlile ja läheme nendega kohe edasi. Esimene televaataja küsimus, härra Pihl. Öelge, härra Pihl, veel kord kõva selge häälega. Kuidas sotsiaaldemokraatlik partei suhtub Tallinna keskerakondliku personalipoliitikasse? Märksõnad Norman, Siska, aga ka Paadam, Kuuskemaa. Personalipoliitika peab olema avatud ja läbipaistev. Selles suhtes me oleme alati selle eest seisnud ja öeldes nüüd, ma veel kord ütlen, Normani juhtum oli ju enne meid ja mis puudutab Paadamit, ma ei oska öelda, linnapea tahab endale nõuniku võtta, ta ei ole ju Keskerakonna liige. Kas ta peab koalitsiooniga konsulteerima enne, kui ta seda teeb? No seda ei pea konsulteerima. Aga viisaks oleks või? No aga kui mina võtan ka endale nõuniku, ega ma ei pea ka seda linnapeale ütlema. Ei pea või? No miks ma pean seda ütlema? No äkki talle ei meeldi teie nõunik? No aga minu nõunik on minu nõunik. Mul neid palju ei ole, mul üks on. Okei, nii et teil on ikkagi nii palju on teil nagu seal tegutsemisruumid oma nõuniku võite vähemalt Savisaare on ka muid, ärge neid arvake, et see on nii, et ma käin ainult linnapea juures ja küsimas kõike.
Teil on ikka omad mingid niidid, millega nagu vanakuradit veidikene ka kuskilt sakutada, kui vaja. Ei karda mina teda selles mõttes, et mina suudan selle temaga koos nii. Aga abilinnapea alanduse neelaselt ometi alla tuleksite pidanud saama volikogu esimehe koha. Ma vabandan teile vaata, et me tulen kohe teie küsimuste juurde tagasi. No paremaks olnud linnapea kohta, aga poliitiline reaalsus on nii, et olen abilinnapea. Sitt reaalsus ütleme selle kohta. Jüri Piht, vaatan teid oma teleliekraanilt ja näen, et tunnete ennast väga ebamugavalt. Kas kahetsete juba, et olete oma erakonna sinna rohelisse kastrulisse Savisaarega ühtlase mädana podisema kiskunud? Mina sinna ei viinud, see oli erakonna otsus. Te ei tahtnud sinna minna või? No mina ei olnud ka selle vastu, kui erakondi otsus. No täpselt. Ei olnud selle vastu. Nii et ikka kuidas on? Tunnete ennast ebamugavalt või ei tunne? Noh, ma ütleks, et parem oleks olnud, kui meid oleks olnud rohkem ja valijaid oleks meid rohkem toetanud. Aga kindlasti olla koalitsiooniks, kus teisel poolel on nii palju kohti volikogus ja meil on nii palju ehk 44 ja 8 on olla keeruline. Nii et, aga äkki ometi Keskerakonnaga koalitsioonis olla on okei? No ta on parim võimalus olemasolevatest variantidest. Teil variant on olla koalitsioonis. Linnaelanikel on kindlasti parem, et me seal oleme. Tallinn muidugi on, eks ole. Me saame ühe või teise asja ära hoida seal. Kui on koalitsioon... Nimetage üks asi, mille te olete ära hoidnud selle ajajooksu, mille te Keskerakonna... Linnaosade kaotamise hiljuti. Nägite uudist? Selle hoidsite ära? Jah. Võimas? No ei ole või? No ikka väga võimas. Lähme järgmise küsimuse juurde, härra Piht. Kas sotsid on plaaninud äkki Rahvaliiduga leivad ühte kappi panna? Seal on ju ka mingid kriminaale, just lahadad mehi ju, ha? Kriminaale. Ei, me ei pane leibasi ühte kappi Rahvaliidu kui erakonnaga. Võib-olla osa inimesi, kes tahavad, kui maapiirkondades tulla, võib-olla sealt osa tuleb, aga... Aga vaatate, kriminaalregistri oleme ikka üle või? Kurjategija ei võta sotsiaaldemokraatikusse. Ärge nüüd seda võtke. Meie erakonda ei saa tulla need inimesed, kes on mingisuguse probleemi seaduse kuulekusega. Need inimesed ei tule? Kindlasti ei tule. Villu Reiljan sotsiaaldemokraatlikusse parteisse ei astu? Välistatud. Tarmo Mend oleks ka olnud välistatud. Oleks, jah? Mis on teil praegu hea öelda, sellepärast, et ta läks Reformierakonda? No, ta läks sinna, kus ta läks. Kui ta oleks esitanud avalduse sotsiaaldemokraatlikusse parteisse astumisse, oleks ta öelnud nägemist jääb ära, Tarmo? Jah, ma kardan küll. Miks? Erakonna inimesed ei aktsepteerida. Aga aktsepteerivad? Okei, hea küll. Järgmise küsimuse juurde. Öelge ausalt, mida teie arvate, kas Savisaar on töötanud kunagi Eesti riigi vastu? Te olete kaitsepolitsei direktor olnud 2 hooaega, te teate väga hästi, mida Savisaar on teinud või no vähemalt meile eeldame, et te teate väga hästi, mida Savisaar on teinud või ei ole teinud. No Savisaar ikkagi oli ka Eesti iseseisvumise juures. Oli ka, aga küsimus ei ole selles. Küsimus selles, kas ta on midagi teinud Eesti riigi vastu? Minul puuduvad sellised andmed, et ta oleks Eesti riigi vastane olnud. Kogu aeg on tegutsenud ta Eesti riigi poolt? No Eesti riik ju koosneb erinevatest, ütleme, osapooltest, et kui vaatame meie rahvastikku, siin on ikkagi 1/3 vene rahvusest. Võib-olla ta on rohkem olnud selle elanike grupi nagu huvide kaitsja. Aga aktiivne võitlus Eesti krooni vastu, näiteks, mis te arvate, kas see oli Eesti riigi poolt või vastu tegutsemine? Eesti krooni või Euroopa Liidu? Eesti krooni vastane tegevus. Sellest on muidugi aastaid möödas, aga kord Eesti krooni vastane alati. Ma ei mäletagi, et selline asi on, et Siim Kallas oli ju Eesti Panga president, kelle Savisaar sinna tõi oma valitsuse ajal ehk 90ndate algusel ja ka Eesti kroon, küll mitte Edgar Savisaare valitsuse poolt, vaid Tiit Vähi valitsuse ajal ka Eestile toodi. Tore, järgmine küsimus, härra Piht. Levivad kuuldused teie erakonnas ja ka selle juhatuses soovitakse teid välja vahetada esimehe kohalt. Kuidas kommenteerite? No see võimalus on alati olemas, aga see oli ka arutusel detsembris ühel juhatuses, aga seda päevakorda ei kerkinud. Demokraatlikus erakonnas on see alati võimalik. Isegi päevakorda ei kerkinud see, et te võiksite tagasi astuda sellepärast, et te olete peaministri, justiitsministri, Eesti inimeste vastu. Ei nõutud seda, jaa. Seda on ju meedias. Isegi jutuks ei tulnud kordagi? Erakonna juhatuses küll mitte, aga võib-olla kuskil. Võimas juhatus on teil. Viimane küsimus, härra Pihli jutud käivad, et teie abikaasa läheb varsti Brüsselisse tööle. On see nii ja kas lähete kaasa? Ma ei tea, et ta Brüsselisse tööle läheb, sellepärast, et meie poeg on alles, või tema poeg on alles Brüsselis ka koolama võidad rahustada. No 5. klassis ei ta lähe enne seda kuskil, aga võib-olla kunagi läheb. Jüri Piht, suur tänu teile saatest tulemast. Aitäh.